Ja ma palun siia mikrofoni juurde Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni presidendi Marek Kiisa. Tere kõigile! No Marek, me vestleme täna sellises väga kummalises võtmes, et tegelikult võiks ma see kõrval seista, aga ma selgitan ära ka miks. Hästi lihtne põhjus on see, et siis me vaataksime just nagu üksteisele otsa, aga teletehniliselt see ei ole hea lahendus. Kui me tegelikult nüüd hakkame selle aastaga pihta, siis aasta 2020 alguses tõenäoliselt ei osanud mitte keegi arvata, et me oleme aasta lõpus siin sellises väiksemas seltskonnas ja tähistame Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni jaoks tegelikult väga head aastat. See on need tulemused, mis sellest aastast tulid. Me võime, ma usun, täiesti kindlalt öelda, et see on Eesti motospordi üks parimaid aastaid juba pea 100-aastase ajaloo jooksul. Täpselt nii see oli. Ja minule oli siis ka esimene aasta motomeeste juures olla ja suur au olla siis niivõrd ägeda perekonna, suure perekonna presidendiks. Ega see aasta alguses kergelt ei alanud. Kõigepealt seesama COVID-i esimene laine, need esimesed koosolekud ja kui sa vaatad seda õhkkonda, nõukogu õhkkonda, et kas me suudame teha see aasta Eesti meistrivõistlused ära pidada või ei suuda. Mida see eeldab? See eeldab väga tihedat suhtlust sõitjatega, tiimidega, klubidega ja ka pealtvaatajatega. Kas peab olema maskis, ei pea olema maskis. Kõik need asjad oli vaja läbi käia ja me tegime otsuse, et need Eesti meistrivõistlused peavad olema peetud, peavad olema võimalikult kiiresti peetud, ennem kui teine laine tuleb. Mida see eeldas? See eeldas kõiksugu reglemendi väljatöötamist, kooskõlastamist organisaatoritega, teistpidi klubidega, et kõik sellest peaksid kinni. Ja kogu motopere tegelikult pidas sellest kinni ja see hooaeg saime kõik Eesti meistrivõistluste etapid ära peetud. Loomulikult me ei näinud Euroopa meistrivõistluste etappe ja maailma meistrivõistluste etappe Eestis, aga hea uudis on see, et need tõenäoliselt tulevad järgmine aasta. Ma arvan, et päris kindlasti tulevad, et siin ei ole pääsu ja loodetavasti järgmisel aastal maailm on jälle natukene teistsugusem, et vaatame, mismoodi siis minema hakkab. Aga kui kodus sai kenasti tegelikult, nagu sa ütlesid, meistrivõistlused peetud, meistrid välja kuulutatud, siis sellel keerulisel aastal toodi ju tegelikult Eestisse rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt väga häid kohti. See aasta on hästi huvitavalt mõjunud ka kogu ühiskonnale väga erinevalt. Osad, kas või kui me võrdleme ettevõtted, on saanud sellest COVID-ist tohutu katalüsaatori efekti ja neil on tohutult hästi läinud, teistel on võib-olla kehvemini läinud. Meie sõitjatel, ma julgen öelda, et neil läks pööraselt hästi. Meil on kasvanud peale noor põlvkond. Meil oli see aasta 2 MM-i sõitjat, Hannes Soomer ja Priit Piene. Hannes oli poodiumimees, mis on tegelikult üliäge tulemus. Ja Priit tõstis ka oma latti kõrgemale MM-sõitudel. Teine pool siis Euroopa, kui me vaatame Euroopa meistrivõistluste sarjasi, siis meil on noor peale kasvav seltskond. Mis mulle tegelikult sellest aastast Eesti motospordist tohutult meeldis, oli see, et need, kes tõid neid kõrgeid poodiumikohti ja tiitleid koju, need on noored sõitjad. Ehk et alati räägitakse sellest, et millal tuleb siis nüüd see uus põlvkond, et kas nad hakkavad sellel aastal või järgmisel aastal nii-öelda korralikult kandma ja tulemusi tooma. Et nüüd kas võib öelda, et see oli mõnes mõttes selline läbimurde aasta? Ma arvan, et see on, kõigepealt ma võib-olla vastaks seda hoopis teistpidi, et nende kõigi noorte sõitjate taga on väga tugevad perekonnad. Kutsari perekond, Vetiku perekond, Talviku perekond,
nad on kõik pannud oma aja, oma jõud, et need poisid saavad kiiresti edasi. Ärme räägi Leoki perekonnast, kellest on nüüd ka valmis vändatud film ja mis on tegelikult kogu motoperele täiesti kohustuslik paar korda ära vaadata. Kuidas perekond töötab, kuidas klubid töötavad, kuidas kogu see kogukond hoiab kokku ja toetab. Seesama Soomerite perekond, kuidas perekond toetab neid sõitjaid, see on täiesti teema omaette. Ja ma lisan siia juurde veel ühe mõõtme, milleks on need samad klubid. Ehk et tegelikult ma näen motomaailmas seda, et motoklubid kui sellised toimivad nii, nagu tegelikult üks klubi peab toimima. Neil on noortetöö, neil on täiskasvanud sõitjad, nad teevad ise võistlusi, neil on omad kohtunikud, omad ametnikud. Et see on nagu selline oma ökosüsteem täiesti sinna tekkinud. Kuna mina olen rohkem autotaustaga, siis autospordis mina ei ole sellist klubitööd kunagi näinud, mis siin motos toimib. Ja see on tohutult südantsoendav on nende klubi inimestega kohtuda, kuulda nende juttusi, kuidas see kogukond töötab. Täpselt nii, nagu ütlesid, kuidas nad koolitavad välja kohtunikke, kuidas nad teevad oma sisevõistlusi, kuidas nad treenivad oma sõitjaid. Ainult nii saabki tippusi kasvatada. Lõpetuseks, Marek, me alustasime siit niimoodi, et see aasta oli Eesti motospordile pea 100 aastase ajaloo jooksul äärmiselt hea ja tegelikult nüüd keskendukski sellele sõnapaarile pea 100 aasta jooksul, ehk et tegelikult aasta 1921 on siis see, mida peetakse Eesti automotospordi alguseks, et siis peeti esimesed võistlused ja sealt on hakatud lugema ajalugu, ehk et siis aastal 2021 järgmine aasta tähistatakse Eesti mootorispordi 100. juubelit. Kuidas? Järgmine aasta saab olema siis 100 aastat auto- ja motosporti. See saab tõenäoliselt olema üks suur moto- ja autopäev, mida me planeerime siis õigel kuupäeval. Kas meil õnnestub seda teha lauluväljakul, üürides kogu lauluväljaku piirkonnad oma eri showdega, aga sinnapoole me pürgime. Et sellest peab jõudma iga litsentsi omanikune, iga toetaja liikmele, et nemad on siis teretulnud ja nautima seda ühtset suurt pidu. Aitäh, Marek! Aitäh!